ja sõidame Viking Line'iga nüüd sind Helsingisse, et veetab päev Helsingis kohtuda toredate inimestega ja luua väärtust. Sinna lähevad ära. Ja ongi Karmo. Karmo tuli külla Karmole ja kohe näeme, mis ta siin teeb. Tervitus, olen Karmo ja minu ettevõtte Premaro kirg on majade ja kortermajade ehitus ja läbi selle loon ma inimestele väärtust ning täidan nende unistuse. Hurraa! Kas saab veel paremat asja olla? Mul on igatahes hea meel olla Soomes nüüd üle 18 aasta ja sind ka siin näha. Mul on sulle kingitus. Nonii. Tee lahke. Huvitav on ja. Ma ei tea, mis seal on. Voila! Lahendus peitub meis endas. Väga super. Kuidas sina sattusid Soome äri tegema? Mina sattusin sinna tänu lapsele, ütleme nii. Laps ütles, et on vaja Soome minna. Laps ei ütlenud, et on vaja Soome minna, aga oli see, et ma varasemalt tegin Norras. Okay. Ja siis sündis laps, kuna Norras pidi olema mingisugune Ja tol hetkel pidi olema. Tol hetkel pidi olema, et mingi 3 nädalat või niimoodi, vaata, et siis tuled nagu koju on ja, aga lapsel on ja vaja nagu tihedamini oma just täpselt. Et siis see sai nagu määramaks, et tuleme siis naabrite juurde. Tol hetkel mul tundus, et naabritel on rohkem raha. Kas Norras oli oma ettevõte või? Norras oli oma ettevõte, Eestis oli oma ettevõte. Oli siis kõik nii lihtne, nagu kõik arvavad? Tulid siis Soome, vaata, sa ütles, et Soome naabritel rohkem raha ja oli siis kõik nii lihtne, nagu, et tulen ja kõik ongi kohad. Mina võin öelda, et see on nagu lihtne täna saades aru sellest asjast, aga see, et kui siia tuled, ega ta tegelikult ei ole absoluutselt lihtne. Lihtne on käia seal kuskil palgatööl ja kiruda neid ülemusi. See mees istub ka seal üleval, ta on sinu vast? No jah, piltlikult on, aga tegelikult see on ikkagi väga, väga suur töö, mis on vaja ära teha. Kui sa tahad ettevõtet avada ükskõik millises riigis, siis on vaja teada üht-teist. Siis on vaja teada üht-teist ja siis, mis sellega veel kaasneb, kadalib õppetunde. Mida enne coachingut absoluutselt õppetunnid, mis asjad need üldse ainult mured ja probleemid on. Aga kus sul tekkis idee, et kui sa oled oma ettevõtet siin rajanud, kus sul tekkis idee üldse, et omal juhendaja vaadata? See idee tekkis, ma arvan, siuke paar aastat tagasi, kui ma mingi siuke nagu taipamine või arusaamine tuli, et see elu on nagu orava ratas on ja üks ja sama. On mingi unistus, vaatad, ai, seda ma küll ei saa. Ise ei saanud arugi, et ma peaks midagi muutma, et saada seda unistust täita. Ja siis mingi hetk sai mul täiesti siuke siiber ja siis universum juhuslikult. Internetimaastikul siis tuli Karmo videod, õppevideod nii edasi on ja mis tõesti nagu kõnetasid mind. Ja siis ühel päeval sõitsin laevaga taas ja meie armsate naabrite juurde ja siis ma tegingi laeva peal, ma tegin selle otsuse. Saagu, mis saab ja mina lähen. Nüüd sa oled olnud tegelikult ju... Natukene üle aasta. Ja. Mis toimutab? Toimutab väga palju. Seda isegi on nagu sõnadesse, vaat see nagu lapse kasvatamine, et kui sa nagu kasvatad ja kui sa ära vahepeal ei käi, et sa ei näe, et ta kasvab. See kasv on ikkagi, see on väga suur, see on nagu must-valge telekas. Vahest on ikka meil momente, et kui sa oled nagu madalamas, vajud allapoole siis oma tegemistes, oma jõus ja poweris. Alati, kui Karmoga ära vestled, siis see energia on nii üleval, et see on selline nähtamatu jõud, mida ta sulle siis ehk siis minusse süstib. Et selline, seal on väga tugev ja selline teadlik energia taga. Ja mis veel parem, kõik mu unistused, ma saan need kõik ellu viia. Mul oli jumast hea meel, vaata, kui sa panid, et see unistus on nüüd ellu viidud, kui Singapuris olite käisid. Jaa, neid on veel palju vahepeal, ma pole kõigile ütlenud. Mu elu koosnebki tänasel hetkel nüüd peale seda aastate unistuste täitmisest. Jälle tehtud, otsid uue. See on nagu üliäge ja kõike tänu Karmo koolitustele. Aga mitte tänu minul ma tahan rõhutada, sest sina oled kogu töö ära teinud. Just, Karmo andis mul. Just, et mina ei saa sinu eest mõelda, tunda, teha, planeerida, tegutseda.
et kui sa vaatad seda videot, siis mõtled, see maagiline vits, lähed Karmo juurde ja kõik juhtub. Ei, Karmo tuli Karmo juurde ja tegi ise tööd. Kasutada neid teadmisi iga päev, et see on nagu kõige tähtsam selle asja juures. Mitte, et sa loed raamatu, ma tean, vaid viid ellu need. Ütleme, kui ma vaatan nagu Karmot, et seal on milline siuke tugev enesekindlus seal on. Ta on selline mees, kes teab ja teeb. Ta on minu jaoks väga, väga tugev juhendaja. Ta õpetab elama. Seda sõna otseses mõttes, et me oleme ju tegelikult sündinud siia elama. Mitte lihtsalt tegema asju, mida keegi ette delegeerib või olude sunnil. Sest tegelikult me saame ju ise valida, mida me siis teeme ja mida me siis päriselt teha tahame. Ta õpetab sellist nagu tasakaalus elu, et me teaks, mis see sõna elu päriselt on. Ei raiskaks seda, vaid kui elaks suure E-tähega. Kuidas saab veel paremaks minna? Juhendaja abi võiks olla inimestele. Ma ütleks niimoodi, et mitte võiks olla, vaid see peaks kindlasti olema. Mis on see 1 või 2 asja, mida sa coachingus kõige rohkem fännad? Ma tean täna, mis ma tahan ja ma tean, et ma saan seda saavutada tänu selle coachingule. Enne ma need olid lihtsalt tühipalja tunnistused, ja täna ma tean reaalselt, mul on nagu tööriistad olemas, et kuidas ma saan seda nagu saavutada. Sest mul tuleb praegu kananahk peale, et see nagu, kas saab veel paremat asja olla. Eesmärgi selgus, otsus, ühesõnaga ületa sild, kui sillani jõuad. Kui inimene, kes ei tea, keerab käsikruvi keerajaga ja kui ta koolitused läbib selle programmi, ta võtab akutrelli ja valmis. Elu on fantastiline! Fantastiline! Kuidas saab veel paremaks minna? Mina leian, et mida rohkem üksteist aitame, seda parem on meil mõlemal. Nii et kui mina saan olla abiks nendele inimestele, kes on otsustanud käia enesearengu teed ja teha oma asja, siis mul on ülihea meel ja ma ütlen niimoodi, minu mentor ütles mulle kunagi, alati paku rohkem või anna rohkem, kui sa küsid. Ja kui me võtame selle omaks, et me anname alati rohkem, kui me küsime, siis ma arvan, me saame kõik paremaks. Hakka liikuma, sest siis saavad tulla tulemused.